Tervist, tervist! Ma tänan selle sissejuhatuse eest, eriti see magusate küsimuste nime kommentaar. Mul on hea meel, et see nimi sulle meeldis. Ja ma jätkan kohe sissejuhatustega, sellepärast, et nüüd pean ka mina sisse juhatama neid inimesi, kes meil täna siia paneeli kohale on tulnud. Ehk siis kõige esimene inimene on meil Kadri-Liis Laas, kes on õpilasfirma Lufa tegevjuht ja nemad tegid Eestis toodetud looduslikke keha- ja nõudepesutooteid ja nad leiutasid svammid ja lapid, mis on biolagunevad. Et juba lehvitasid ja teised täpselt samamoodi, andke lehvitusega teada, et olete siin. Artur, õpilasfirmas Spotter tegevjuht ja nemad tegid ja siiamaani teevad discgolfi ketastele jälitusseadmeid, et kettad ei läheks kaduma. Ja eelmisel aastal nad võitsid ka Eesti parima õpilasfirma tiitli ja Euroopa võistlusel ka eripreemia. Ja nüüd viimaseks on meil Karl-Erik Kala, õpilasfirma Konteksti müügijuht ja nemad teevad noortele suunatud humoorika disainiga kondoome. Ja nad on müünud kondoome juba tuhandeid ja läksid ka õpilasfirmast nüüd üle osaühinguks. Ja siit, Karl, ma kohe küsikski edasi, et kondoomid õpilasfirmana tundub selline tabuteema justkui, aga teil on see väga hästi töötanud. Kuidas teil selline idee tuli? Jah, asja me ka mõtlesime, et kondoomid on üpriski ekstreemne mõte, aga me teadsime kõike, me tahame õpilasfirmat ikkagi teha ning esialgu olid meil hoopis teised plaanid, me kavatsesime teha jalanõude vaha. Aga siis me hakkasime mõtlema, et kas see on tõesti asi, millega me terve aasta tahame tegutseda. Me saime aru, et tegelikult ju ei ole. Me tahame teha midagi palju põnevamat. Ja siis mitte õhtut järjest me brainstormisime ideid ja äkki kolmandal õhtul, kui me olime jälle mingi 3-4 tundi mõelnud, siis tegime siis rumala nalja, et teeme kondoome. Ja me mõtlesime, et okei, ilmselt meie ajud on juba täiesti läbi kärsanud ja see on väga halb idee. Aga mida rohkem me selle peale mõtlesime, saime aru, et see tegelikult on päris hea idee, kuna see müüks väga hästi ja meie konkurents oleks õpilasfirmale turul 0. Ehk siis selleks, et saada aru, kas see tegelikult on hea idee, järgmisel hommikul kõik küsisime enda vanematelt, mis nemad arvavad. Ja nad ütlesid, et see on tõesti hea idee ja sama arvasid ka õpetajad, kelle poolt me ka esialgusest kriitikat võib-olla kõige rohkem kartsime. Aga nii, et läbi nalja sai siis meie see kondoomide idee reaalsuseks. Mulle väga meeldib see, kuidas te pöörasite selle enda kasuks, et see tegelikult eristabki teid teistest ja see on väga lahe võte ja tore, et te vanemate käest küsisite. Loomulikult kõik, kes kodus kuulavad ja on vahatootjad, siis nendel nii rõõmust praegu ei olnud, sest see ei ole nii lahe kui kondoomid. Aga Kadri, räägi sina, kuidas teil see idee tuli ja kas sul oli juba väiksena selline plaan, et ma teen kindlasti õpilasfirma või see tuli sul alles gümnaasiumis, milline sinu kogemus on? Minu kogemus ongi täpselt selline, et ma nägin kõrvalt gümnaasiumisse tulles, kuidas Treffneri ülejäänud õpilasfirmad toimetavad, kui tore neil on, kuidas nad ei pea kirjutama mingisugust pikka teadustööd, vaid nad käivad järjest nädalavahetuste kaupa kuskil müügitööd tegemas ja saavad uusi sõpru ja tutvuseid ja kõiki häid kogemusi. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte, et äkki ma lähen proovin ka. Et mina olin täpselt see inimene, kes mitte kunagi ei osanud ennast ette näha ettevõtluses. Minul samamoodi kodus väga rahast ei räägita. Olin suht võõras sellele, aga hüppasin pea ees külma vette, otsustasin, et aga teeme ära ja teeme 100-ga ja jõudsingi näiteks selle sama õpilasfirmaga nüüd Eestis teisele kohale. Nii et väga hea näide sellest, et kui tahad teha, siis lihtsalt võtta kätte ja tee ja kõik on võimalik. See on väga õige suhtumine ja just see ka, et see õpilasfirma, mida õpilasfirma võimaldab, ma tegin ise ka õpilasfirmat, nagu Mihkel ütles, oligi see, et see on selline nagu free trial just nagu ettevõtlusele, et kuna sa ei pea veel mingi nii suuri rahasid sisse panema, siis ongi inimesed on hästi vastuvõtlikud, sa tegeled õpilasfirmaga või? Ja muidugi ostame su tooted, ja muidugi teeme soodukat sulle. Ehk siis see on selline hästi hea viis alustada ja proovida. Aga küsiks seda Arturi käest, et kõrvalt tundub teil nagu elu jumalast perfektne, on ju äge toode, saite parima õpilasfirma tiitli, aga tegelikult ma tean, et on väljakutseid ka õpilasfirmades ja eks siis räägi natukene sellest, et kuidas teil see algus oli, kas kogu aeg on kõik super olnud või on midagi sellist ka olnud, mis on raske olnud, millest te olete pidanud üle saama? Jaa, et tegelikult keeruline oligi just alguses tootearendusprotsess. Et kuna meil on tehniliselt keerukas toode, siis meil alguses puudusidki igasugused insenerialased teadmised. Me teadnud kuigi palju füüsikast, nii palju kui koolitundidest teadsime, nii palju oskasime ka. Et ma ütlekski, et just see tootearenduse protsessil kujunenud, kuidas see
see toode oleks seal ketta all võimalikult tugev, nii et ta sealt alt küljest ei tuleks ja et ta mõjutaks võimalikult vähe aerodünaamikat. Et ma ütlekski, et see oli nagu võib-olla tagasivaates nagu kõige keerulisem punkt, mille me nagu läbisime. Et pärast seda on see kõik nagu see selline müügitöö nagu rohkem tulnud sujuvamalt, et algus oli küll neid hetki, kus me tõesti ei teadnud, mida edasi teha, et jälle see toode tuli ketta alt ära ja jälle see mehhanism ei toiminud, et neid hetki oli päris palju, aga nüüd on täitsa tore juba. Ja kuidas inimesed vastu on seda võtnud, mis tagasiside on seni nagu olnud? Ja, et tagasiside on tegelikult väga positiivne olnud, et kui me nüüd mõtlen tagasi sellele, kui me tulime eelmine kevad tootega turule, siis tegelikult meid jagati erinevatesse nendesse kadunud ketaste gruppidesse, jagati meie toodet. Öeldi, et vaadake, et selline asi on ketta all, et kas lõpuks lahendab sellise probleemi ära, mis on ammu diskisõpru vaevanud. Ja tuli tegelikult palju kriitikat algus, et ma ei teagi, et äkki on liiga raske kettal, kuidas mõjutab aerodünaamikat, aga me tegelikult ikkagi puhtalt põhjendasime ära, miks meie toode on just suunatud harrastajatele, mitte profisportlastele. Ja siis hakkasid inimesed rohkem aru saama, mõistma, müükid oli palju rohkem juurde, et see algus oli küll keeruline ära põhjendada, et see ei olegi profimängid, see ei ole nagu võistlustel võimalik, aga see ongi just nendele, kellel meeldib lihtsalt discgolfi harrastada kui hobina ja neile ei meeldi lihtsalt otsida selles mõttes kadunud kettaid kuskilt võsast mitukümmend tundi, et vot. Jagan isiklikku kogemust ka, aga mina olen ühe või kaks ketast ära kaotanud, ma ei mäleta täpselt, kumb see number oli. Olen ka pidanud sinna mingi tiiki otsima minema, siis see ei ole väga meeldiv kogemus. Mul eriti meeldis, et sa ütlesid, et on kadunud ketaste grupid, et ma ei ütle, et seal tehakse mingi pilt, et otsin punast ketast. See tundub päris põnev. Ja kusjuures nii ongi, et seal on neid gruppe on tõesti mitmeid ja seal on minust mingi 10-15 000 kasutajat. Ja saadetakse niimoodi, et kui sa mängid kuskil, oletame, ma mängin Kõrvemal diski, ma leian kadunud ketta ja ma saadangi sinna pildi, võib-olla keegi tunneb ära, et mõnikord see töötab, mõnikord ei tööta, et jah. Sealt me tegelikult selle mõtte saimegi, et miks see peaks olema nii keeruline kuidagi, et ma pean kuhugi Facebook üles laadima kellegi ketta, kui ma tegelikult võiksin ju mängijana selle ketta palju kiiremini üles leida ise, et jah. Väga huvitav. Igasugu gruppe on olemas, tuleb välja. Küsiks korra seda, Kadri seda korra mainis ka, see uurimistöö versus õpilasfirma. Et praegu ka, kui ma käin koolides õpetamas, see on tihti see küsimärk on, eks ma peaksin õpilasfirma tegema või pigem teha seda uurimistööd. Siis jagage natukene enda kogemust siin, et miks valida üks? Ma eeldan, et te kõik ütlete, et õpilasfirma on parem, on ju natuke subjektiivne arvamus hetkel. Aga mida te ütleksite, et mida see õpilasfirma kogemus teie elule juurde andis, et miks keegi võiks seda teha, mitte uurimistööd? Ja Karl, sa võid alustada näiteks. Ja kindlasti meie arvamused kõigil on kallutatud, aga mulle tundub see küll üpriski mustvaja küsimus, sellepärast, et õpilasfirma kogemus koolis on üks kõige praktilisemaid kogemusi, sest suhteliselt pidevalt, ma arvan, õpilaste poolt kõige küsitum küsimus on see, et kus mul seda päriselus vaja läheb. Aga õpilasfirmat tehes seda küsimust kordagi ei tekkinud mitte ühelegi tegijal minu teada, sellepärast, et sa õpid nii palju müügist, turundusest, finantsidest, toote disainist ja sa reaalselt mõistad, kuidas sul tulevikus seda kõike võib vaja minna. Ja miks õpilasfirma kogemus on hea, on ka sellepärast, et firmad on väiksed, isegi kuigi ma olin just müügijuht, siis ma õppisin neid kõikide valdkondade kohta. Ehk siis uurimistöö on küll hea, aga kindlasti neid jõuab ka ülikoolis teha ja ma arvan, et see õpilasfirma kogemus on väga-väga väärtuslik lihtsalt nii noorelt eriti. Eesti nõus sinuga. Kadri? No ma ütlekski seda, et jällegi kõik need kogemused, mida siin juba loetleti, need sa saad nii ehk naa. Pluss siis on see, et mulle väga meeldis see mõte, mida Kristjan tegelikult rääkis oma eelmises jutus, et koolisüsteem panebki sind sellesse kohta, kus sa ei julge teha vigu, kus sa võidad siis, kui sa ei tee ühtegi viga. Ja minu jaoks õpilasfirma oli täpselt see üks kogemus, mis nagu pööras mu maailmapildi täiesti pea peale. Ja ma nüüd nagu saan aru, et tegelikult ma võin teha vigu. Näiteks üks tore kogemus meie õpilasfirma perioodist oli see, et päris alguses
me teeme on ju öko-õhvi nii-öelda keskkonnasäästlikku asja, aga kuna me alguses ei teadnud, kuidas oma tooteid üldse teha, siis me mõtlesime, et aga mis seal ikka, mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Tellisime Hiinast endale sisse tooted, kõik vihkasid neid, sest et need olid Hiinast pärit. Aga selle põhjal me saime skippida enda tootearendusprotsessis väga mitu sammu. Me saime teada juba, mis sellel tootel on plussid, miinused, mis müüb. Me saime kohe ka koroona ajal tegelikult hakata raha teenima, panna see raha juba nii-öelda käiku ja kasvama selle ettevõtte sees. Ehk et tegelikult isegi see, kui me jällegi võib-olla mingil määral tegime vea, tegelikult viis meid palju rohkem edasi. Saime kogemuse võrra nagu rikkamaks. See on see, et kui sa nii ehk tead, et sa tahad pärast ülikooli minna, sa jõuad seda teadustööd kirjutada, neid viitamistehnikaid õppida küll ja veel aastaid pärast seda. Aga niimoodi, et sa nagu gümnaasiumis juba saaksid siukse nagu mindseti muutuse, et ma võin teha vigu ja kõik need asjad, mis ma tegin, tegelikult on ainult 1 aasta nagu töö ja see on kõik niimoodi saavutatav. Et see on nagu sellises eas väga-väga vajalik õppetund minu arvates. Ja ma olen nõus, see läheb hästi kokku sellega, mis ma enne mõtlesin, kui ma ütlesin, et see õpilasfirma on nagu free trial just, et sa võidki vigu teha ja mitte midagi ei juhtu versus see, et kui sa teedki firma siis, kui sa oled vanem, sul ongi äkki mingid kohustused juba, sul ongi laps näiteks, sul on kodulaen, sul on autoliisingud, siis kui sa teed vea, on oht, et sul elu kvaliteet saab kannatada tunduvalt suurem versus see, et eladki vanemate juures, teed mingisuguse vea, tellid Hiinast asju, mis ei ole nii head näiteks, või näiteks meie näitel, kui tegime neid šokolaadi mälumänge, siis me tellisime, meil oli vaja šokolaadi kuskilt saada, aga probleem oli selles, et kuskil ei saanud nii väiksest kogusest tellida. Loomulikult alguses Kalevi juurde, aga ei saanud nii väikses koguses. Ja siis me tellisime Kreekast endale šokolaadid, sest sealt sai sellises väikses koguses. Ja siis lõpuks jõudis kohal see, et nad olid, šokolaadid olid nagu nii pisiksed. Ehk siis, kui sa tahtsid, seal oli peal tekst, et küsimused Eesti kohta, kui sa tahtsid lugeda, sul oli reaalselt luupi vaja selleks, et seda lugeda. Aga see oli ka hästi tore kogemus, sest siis me saime sealt otsida edasi veel järgmise tootja, lõpuks leidsime parema partneri ja kõik läks selles mõttes hästi, aga jällegi sükene viga ja mitte midagi nagu hullust ei olnud. Läksime edasi ja kõik läks lõpuks hästi. Aga Artur, sulle täpselt sama küsimus. Räägi sina ka, mis sa ise nagu tunned, kuidas see õpilasfirma on sinu elu mõjutanud või midagi elule sulle juurde andnud? Jaa, et see tagasi vaadates, jumal tänatud, et seda õpilasfirma teekonna ikkagi ette võtsime kõik koos tiimiga, et selles mõttes tõesti siin eelnevalt öeldud, et mida õpilasfirma tegemine ei õpetaks, et tõesti see eelnev baas, see on baasladumine, kui sa tahad just teha startupi või sellise asjaga ennast tulevikus siduda, et mina juhust nagu puhtalt õppisin just sükest koostööd erinevate inimestega, on see siis enda tiimikaaslased, on need kliendid, on need koostööpartnerid, et just see omavaheline suhtlus, kuidas sa approach'id nendeni, kuidas sa räägid, mida sa lõpuks arendad, et see kõik õpetas väga palju. Et ma ütlekski just, et siuke kontaktide loomine nüüd selles mõttes nendest õpilasfirma tagasi vaadates on tõesti suur. Et jah. See on väga õige mõte, et see õpetabki minu arust tegutsema lihtsalt see, et sa mul on vaja toode valmis saada, teeme ära. Nii, okei, tulid valed sommid või tulid valed šokolaid, leiame uue. Ehk siis sa nagu õpid probleeme lahendama ja ma arvan, et see on hästi siuke, Kadi ka rääkis sellest, et see on mindseti muutus, et ei ole see, et appi, mis ma nüüd teen, kõik on nii halvasti, vaid sa õpidki, kuidas probleeme lahendada ja mulle hästi nagu meeldib see mindseti mõte. Väga lahe ja kõigiga nõus kõigega, mis te just ütlesite ja ilmselgelt oli juba seda enne teada, et te tõenäoliselt poolite õpilasfirmat ja räägite sellest palju head. Aga ma küsiks, läheme selle õpilasfirmast korra kõrvale. Kadri siin rääkis ka, et saite koroona ajal raha teenida, teised ka loodetavasti siin hakkasite õpilasfirmaga teenima natukene või siis ka mitte natukene, vaid palju, siis räägime korra sellest konverentsi põhiteemast, ehk siis finantsvabadus. Mida see sõna teie jaoks tähendab, et miks inimesed tahavad olla finantsvabad või kas sina nagu tahaksid olla või kuidas sa seda enda jaoks lahti mõtestad? Kadri, sa võid näiteks alustada.
Minu jaoks ka jällegi, ma kordan natuke Kristjani ideed, sest et ma reaalselt kuulasin, mõtlesin, et need on täpselt minu mõtted. Et jällegi selle õpilasfirma jooksul ma olen aru saanud, et ettevõtlus kui selline ei ole nagu see, et sa teed ettevõtlust ettevõtluse pärast või raha teenid raha pärast selleks, et sul oleks hästi palju mingit raha või midagi siukest. Vaid et ma olen nagu avastanud, et ettevõtlus ja raha ongi sellised nagu vahendid, millega ma saan tegelikult mõjutada, saan viia, ma mõtlen, et näiteks ma tahan muuta maailma, tahan neid svamme müüa, tahan, et mitte ühelgi inimesel enam kunagi kodus ei oleks plastsvamme. Siis kui ma teen selle toote piisavalt heaks, põhjendan neile ära, miks nad peaksid seda ostma, siis inimene juba ise seda tahab ja sellega ma saangi tegelikult viia nagu maailmas muutust läbi. Ehk et finantsvabadus minu jaoks on nagu see, et sellega on võimalik saada vabadus ja sellega on võimalik maailma muuta, aga ta iseenesest ei ole nagu lihtsalt nii-öelda vabadus, vaid et see on täpselt see vahend, mida ära kasutada. Ja, väga nõus sinuga, et kui sa teed inimeste elu kuidagi paremaks, siis see on ju super, selles mõttes ülitänulik võib olla ja see on väga-väga hea ja kõik teie tooted teevad inimeste elu paremaks, nii et see on super. Aga näiteks Artur, räägi sina. Jaa, ma nõustun siin Kadriisiga, et minu arust ka, et raha peab olema just nagu nii palju, kui seda just parasjagu vaja läheb. Et mina finantsvabadusega mõtlen seda, et kui mul oleks finantsvabadus, võib-olla ma viiksin ellu kõiki oma peas olevaid ideid, äriideid, mis on seni nagu võib-olla finantsiliselt selja taha jäänud, aga just see, nagu Kadri-Liis ütles, et see raha ongi just see nagu vahend, millega oma eesmärke just ellu viia. Et see tõesti ei peaks olema see tulem, milleni nagu raha ei peaks olema eesmärk, et eelkõige need kogemused, need asjad, et raha ongi vahend. Ja saame õigesti aru, et sul on väga palju ideid veel, ehk siis varsti tulevad uued firmad ja uued ettevõtmised, vastab see tõele? Loodetavasti küll. Okei, ootame põnevusega. Ja Karl, mida sinu jaoks finantsvabadus tähendab? Kas sa tahaksid olla finantsvaba? Ma arvan, et kõik tahaksid olla finantsvabad, aga ideaalis kindlasti finantsvabadus on olukord, kuhu on Kristjan Liivamägi jõudnud, ehk siis su tõesti passiivsed sissetulekud, põhimõtteliselt ei pea sõrmega liigutama ja sinu eluks vajalikud sellised kulutused on tasutud. Ehk siis, aga ma ütleks, et esmalt finantsvabadus, kuhu võib-olla on võimalik kiiremini jõuda, oleks siis see, et ma päevast päeva mu põhiline mure ei ole raha ja see, et kus ma selle raha saan, vaid ma tean, et mul on see püsiv sissetulek ja mul on piisavad oskused ja enesekindlused seda leida viisi, kuidas raha teenida. Ehk siis ma ei peaks selle pärast muretsema, ma ei suuda enda renti ära maksta või siis toitu lava peale panna. Ehk siis isegi kui see passiivne sissetulek veel nii suur ei ole, siis juba osaliselt on vabadus see, et sa tead, et sa suudad seda teenida, kui seda elus seda tõeliselt vaja läheb. See on väga-väga hea point, et just see, kui mõeld, mis siin jutt oli, et Kristjanil on 1,3 miljonit, on ju. Nüüd siin õpilane on kodus, mõtleb, et nii, mul on 13 eurot, kuidas ma nüüd jõuan 1,3 miljonit, siis tundub nagu selline väga suur hüpe ja siis tundub, ongi selline, et see on mingi loll jutt, ma ei ole saavutatav, on ju. Aga mida ma soovitaks teha, mida me ka rahatarkuse kursusel soovitame õpilastele, on see, et teha see kus sammudeks. Et nii nagu sa praegu mainisidki, et esimene samm ei pea olema see, et sul on 1,3 miljonit ja sul on iga kuu 5000 eurot passiivne sissetulek, vaid esimene samm võibki olla näiteks see, et sul on kõrvale pandud paarsada eurot, et sa tead, et kui sul lähevad püksid katki, sul on võtta see raha, et saaksid uued püksid näiteks osta endale. Siis kui sa lähed juba iseseisvalt elama, on ju, sul on 500 eurot kõrvale pandud, et juhul, kui külmkapp läheb katki, saad selle ära tasutad. Eks sa hakkad niimoodi sammhaaval minema ja sellega saad ka endale sellist vabadust nagu vaimses mõttes, et sa ei pea muretsema kogu aeg, et appi, mis siis juhtub, kui see läheb katki või ma pean järsku üle öö kuskile mujale kolima näiteks või midagi sellist. Et see on üks asi, mida saab teha ja teine asi, mida veel saab teha, on see, et huvitav häkk, kuidas te saate enda jaoks teha nagu rahalisi eesmärke, on see, et mõelda, et kus sa tahaksid järgmise tasemena olla, mis on sinu jaoks nagu järgmine rikkuse aste. Ma toon näite. Meie puhul näiteks elukaaslasega oli see, et ma tundsin, et meie jaoks
oleks järgmine aste see, kui me saaksime näiteks hakata rohkem toitu tellima, et ei peaks kogu aeg tegema seda. Või näiteks see, et ma saaksin sõita taksoga rohkem ja ma ei peaks muretsema, et kui ma lähen kohtumisele taksoga, et siis see kuidagi on suur kulu ja pärast ei saanud süüa osta. Ehk siis nüüd ma olen nagu selle rikkusastmeni siis justkui jõudnud, et tunnengi, et me saame toitu tellida ja kõik on okei, et mitte midagi nagu, ma ei pea nagu kartma, et see nagu säästa nüüd kuidagi mõjutaks. Järgmine aste on nüüd see, et kui me näiteks kui me tellime, ma ei tea, toitu koju, et siis võiks magustoidu kaasa võtta näiteks, et raasiks selle peale ka kulutada, aga see on ju selline next level, et sinna peab veel jõudma, praegu veel ei raatsi. Ehk siis samamoodi koolis, kui te kuulate, siis tehke enda jaoks ka mingid rikkusastmed, et mis see olla võiks näiteks. Ma tahaksin iga kuu näiteks kinos käia ja ma tunnen, et see on siis minu jaoks tehtav, kui ma saan käia ja see ei mõjuta mitte mingil määral minu rahalist nagu heaolu selles mõttes, et ma ei pea oma säästa näiteks kasutama, ma saan seda kuidagi teha, need teenida ennast lisaraha arvelt ja seda siis kulutada kino jaoks näiteks. Ehk siis soovitan teha sellised astmed. Aga nüüd, kui me räägime rahast, ma tahaks ka konkreetselt küsida seda, et kas keegi teist ka reaalselt nagu investeerib näiteks teenisite õpilasfirmaga raha, on ju, kas te paigutasite selle kuskile, kuhu? Vaba mikrofon, kes soovib? Ma võin siis alustada. Ma olen küll investeerinud ja hetkel põhiliselt just Eesti turul, kuna siis seal võetakse kõige vähem vahelt. Ja mulle jäi just Estana silma see Enefit Greeni IPO ja see on põhimõtteliselt, kus ma hakkasin investeerima. Ehk siis näha selliseid väga heasid võimalusi ja neist lihtsalt kinni haarata. Ja sealt tuligi juba mitukümmend protsenti kasumit ja siis tuli hoogu juurde. Aga ma noortele ka soovitaksin põhiliselt esialgu tegutseda Eesti turul, kuna see on põhimõtteliselt kõige lihtsam, kuidas algset kogemust saada. Artur, tahtsid ka midagi öelda? Jaa, et mina alustasin ka täpselt samamoodi just Eesti turul ligi aasta tagasi, et tunduski just siuke hea stardiplatvorm, et tagasi vaadates võib-olla kevadel just läksin selle nii-öelda American Entertainment Clubi sellise haibiga kaasa, et ostsin ja lõpuks sain aru, et kui ostsin, siis hind kukkus lõpuks minu arust 13 eurolt äkki mingi 2 eurole ja siis kõik sõbrad koolis ütlesid, et kuule, et müü maha absoluutselt, et ei ole mõtet, aga siis ma mõtlesin, et okei, et ma hoian ja siis vaatan, ma ei tea, aasta pärast uuesti ja vaatasin suvel ja oli 150% tõus. Et just selles mõttes esimene siuke nagu thumbs up emotsioon aktsiate poole pealt, et just see, et õigel ajal, et hoida, et just seda. Et mina selles mõttes iga siuke daily aktsiate turul ei mölla, aga kui ma midagi näen, siis ma sinna ka sukeldun. Okei, praegu läheb väga hästi, 20-30%, nüüd järsku 150%. Kadri, kuidas sul on? No mina alustasin sellega, et siis kui pensionisambasse kolmandat sai endale veel viimasel hetkel teha 10%-ga, et mina selle tegin endale ära ja minul sinna tegelikult raha kogu aeg tilgub. Ütlen ausalt, mina muus osas ei ole seda sammu veel astunud, aga ma tahakski öelda nagu võib-olla nendele kuulajatele, et ütlen nüüd ma muidugi käitun ise vastupidiselt, aga ütlen, et tegelikult mida varem alustada, seda parem. Mina ei ole julgenud seda sammu veel astuda, aga ma loodan, et võib-olla minuga koos võib-olla mõni inimene näeb, et vaata, näed, mõni argpüks on kuskil veel nagu mina, kes ei ole seda sammu veel astunud ja see on väga okei. Aga ma julgustaks ikkagi, et nagu Arturil ja Karlil siin on oma esimesed kogemused olemas, et ma usun, et näiteks LHV lööb nüüd oma aktsiad 10, et see on üks koht, kus kindlasti see hind läheb alla. Tasub üle vaadata näiteks üks võimalus, millest ma võib-olla tahaks kinni haarata, nii et võtke julgus kokku ja lihtsalt tehke, sest et kaotada ei ole mitte midagi tegelikult. Kolmanda samba jutt, sa ei pea seda kuidagi kartma, et mina nüüd ei osta aktsiaid igapäevast, nüüd on halvasti. Kolmas sammas väga õige samm tegelikult, sellepärast kolmanda sambaga sa investeeridki näiteks sellesse, et maailma firmad kasvavad, kui maailmal läheb hästi, läheb sul ka hästi. Et tegelikult paljud uuringud on näidanud seda, et naised ongi
paremad investorid just selles mõttes, et saavad paremat tootlust, sellepärast, et nad ei hakka mingid üksikuid aktsiaid valima, mis võivad tõusta, langeda hästi palju, vaid võtavadki midagi stabiilset, mis tõusebki niimoodi vaikselt, aga lõpuks jääb ilusti plussi versus see, et poisid tahavad võib-olla rohkem võtta riske, rohkem avastada. Ja siin ma soovitaks noortele kuulajatele ka seda, et Eestis tuli just cashi rahamäng välja, mida Mihkel ka korra mainis ja see cashi mängus saadki enda varasid kasvatada, saad proovida investeerimist ja seal ongi krüptod, aktsiad, fondid ja täitsa põnev on vaadata, kuidas need asjad kukuvad või liiguvad, nii et võite vaadata cashigame.com ja seal harjutada siuke virtuaalse rahaga, et ei pea päriselt midagi kaotama. Aga ma tahaks lõpetuseks ka seda küsida, et nii, koolinoor nüüd kuulab, mida ta saaks praegu teha, et olla tulevikus rahaliselt edukam. Mida teie nagu ütleksite? Me oleme sellest siin praegu arutanud ka, on ju, aga niimoodi lõpetuseks sükene lai küsimus veel siia ringile, et kellel mõtted lahti on, see võib alustada. Võib-olla alustan siin siis, et võib-olla nagu oma eelnevalt öeldule tagasi tulles, et just arendada seda suhtlemisoskust inimestega, et see samamoodi pinge all toimetulekut, et just, et need on nagu sellised olukorrad, mis tulevikus ka nagu kahtlemata tulevad kasuks, et samamoodi, et noh, vaadata asja nagu oma pilgu järgi. Hästi nõus. Karl? Ma ütleks, et esimese asjana kõige tähtsam raha väärtuse mõistmine ja selleks minul vähemalt oli kindlasti suvetöö, et see 200 eurot, mille ma papsilt saan lihtsalt taskurahaks, selle asemel teha kuskil kohvikus umbes 50 tundi tööd, see on hoopis teine. Ehk siis seal sa tõesti mõistad, mis väärtus rahal on ja nagu see muudab sinu ka seda, et kuidas sa rahaga käitud ja kuidas sa ümber jaotad siis seda, mida ostad ja mida mitte. Ja Kadri? Ma ütleks seda, et kui sul tõesti ei ole neid tohutuid summasid, mida sa kuhugi paigutada tahaksid, kuskilt taskust veel võtta, siis endasse investeerimine on ka eriti meie vanuses tohutult oluline. Et neid võimalusi, kuidas, ma ei tea, kas või jõuda mudel Riigikogu mingisugustele istungitele või teha praegu noorelt näiteks kui see sind huvitab või minna kuhugi töövarjuks või teha õpilasfirmat, on ju. Neid võimalusi, kuidas meie vanuses sa saad nagu kätte mingisugused kogemused, saad mingisugused tutvused, mingisuguse maitse suhu erinevatest nii-öelda valdkondadest. Neid võimalusi on tohutult palju, mille üle ma olen tohutult tänulik ja mina küll täiega ütlen kõigele ja vahepeal küll nagu nii-öelda ütlen, vahepeal olen nagu paha nende peale, et miks ma nii palju kohustusi võtan, aga lõppkokkuvõttes iseenda nii-öelda vaimse võimekuse tõstmine ja arusaamine, et milles ma siis lõpuks hea olen ja sinna nagu investeerimine on tohutult oluline. Ja seda ei pea üldse tegema rahaga, meie vanuses vähemalt mitte. 100% nõus sinuga tõesti, ma arvan, et võimegi lõpetuseks selle takeaway siit võtta, et öelge lihtsalt jah, minge tegutsege, minge proovige, kaotada on nii vähe tegelikult ja ma arvan, et sellega võimegi lõpetada. Mul on nii hea meel, Kadri, Artur ja Karl, et me saime siin praegu vestelda. Teiega oli hästi tore rääkida. Ma loodan, et me saame tulevikus veel rääkida kõigest, elust, firmadest, rahast, investeerimisest. Aga praegu nüüd kõik, kes siin konverentsil kuulavad, teeme sellise asja, et läheme 10 minutiks pausile ja siis tuleme tagasi. Ilusat päeva minu poolt.